See on värske lugu ka minul. See lugu on tõsi, mida Vaido rääkis, aga mina tulin tõesti Hispaaniast lennukiga Riiga, meil oli see plaanitud reis. Aga ma ei räägi nüüd otseselt sellest reisist, vaid ma räägin sellest, kuidas Jumal mind võib-olla ka selle reisi ajal õnnistas ja võib-olla ka selles mõttes, et nagu Vaido ütles, et meil peavad olema plaanid ja see on tõesti üks õige lugu. Inimesena me teemegi plaane. Ja mina tegin ka plaani minna puhkama täiesti ilma igasuguse ettevalmistuseta ja ma pean ka siin tunnistama natukese, ega ma väga Jumala ees ei seisnud ka, kas see oli tema plaan. Aga sinna ma jõudsin. Aga vaadake, siin on üks lugu, ma lugesin lennu ajal, lugesin ühte raamatut, see oli vana raamat, pidin ühe raamatu võtma, vaatasin, Jumala vaim äkki ütles ära, võta teine, see oli Rick Joyneri lõikus Vanemad usuõed, vennad teavad, mis lugu on. See oli mu ema raamat, see on niimoodi kapsaks töödatud, et ausalt öelda, mul ei olnudki vaja muud teha, kui vaadata, kus ta jutte alla oli tõmmanud siin. Ja ma andsin selle nüüd Kairile lugeda. Ja seal oli üks huvitav lause oli seal. Ja see pani mind mõtlema väga tõsiselt. Kas sina elad Jumalas või Jumal elab sinus? Kas Jeesus on sinus või sina elad Jeesuses? Kumbat pidi meie teod käivad? Kui me elame Jeesuses, me teeme plaane ja nendel on ka õnnistus. Nendel võib olla väga kordaliminek. Minul oli väga kordaminek reisil. Teate, seal ei olnud 20 kraadi sooja olnud ja ma käisin lausa 17 kraadides ujumas. Seda imestasid ka hispaanlased. Aga nüüd, kui me olime läinud sinna, meie vend Allar oli ka seal ja me lasime Jumalal elada meis, siis me saime mitmel korral käia teenimas teisi inimesi. Me käisime ühe uue Soome koguduse loomisel, me käisime palveõhtul, me käisime kellelgi külas ja me saime teenida. Jeesus elas läbi meie nüüd. Ja see on Jumala tahe, isegi kui me käime nende plaanide järgi, mida me teeme, aga laseme Jumalal tegutseda, siis sellel on õnnistus. Ja Jumal saab pöörata, Jumal saab kasutada meid oma kuningriigi ülesehitamisel. Ja vaata, see on see osa, mida ma tundsin väga selgelt. Minu reis tuli täiesti ekstra kutsega, selles mõttes minu jaoks üllatusena, aga Jumal võis teha seal ka tööd. Nüüd tagasi tulles ma ütlen, kui te tulete, see on nagu meie elu, et sa tuled tagasi, päike paistab, sul on hea olla, ega ei tahagi tagasi tulla. Sa loed neid uudiseid siin, mingid täiesti hullumeelsed uudised, lennukid ei sõida, sa ei kujuta seal üldse seda ette, mis see tähendab. Põhjamaa inimesena ma muidugi kujutan, aga see seal olles ei taha seda kujutada. Ja siis sa jõuad Riiga ja Riias on siuke null, lund ei ole, sa oled jõudnud üksesse pimedasse kohta ja siis sa võtad auto ja hakkad sõitma ja siis muidugi su armas ema teatab, et nii kole ilma äkki jääd ikka ööseks magama. No poeg muidugi ei kuula seda, ta ütleb, et mis mõttes, ma olen ju eluaeg sõitnud, sõidan Tallinnasse, mis seda 4 tundi sõita on või 5 tundi kuskil. Ja siis sa sõidad ja seda lund hakkab kogu aeg sadama ja sadama. Ja vaadake, nüüd Vaido ütles ühe huvitava sõna, et meile on antud, Jumal korraldab meie elus nii, et meile pannakse kedagi kõrvale või aitama või toeks. Ja siis tuleb kõne. Ma olen Riias. Ma ütlesin talle, jah, ma olen nagu sellest reliikviast filmist, ma olen Siim Riia taga metsas, et ma päris Riia linnas ei olnud, ma olin juba nagu metsas seal, aga ma olen seal, ma võtan su peale. Ja teate, koos sõita oli hoopis midagi muud kui see, et sa sõidad üksinda või oma abikaasaga või sa oled juba tulnud. Meil oli palju rääkimist. Ja see sõidu ajal sa mõistad, lund tuleb, meeletult, tee hakkab kogu aeg sodiseks minema. Ma ei olnud talvega veel sõitnud. Ja rehvid olid uued, ma olin esimest korda ilma naelrehvideta, vaid lamellidega. Ja siis ma muidugi tahtsin seda autot katsetada seal natukese, et kuidas need rehvid peavad. Ja siis ma tundsin, et rehvid peavad ja kõik sa sõidad ja siis sa sellele välisele olekule paned, et aha, võib sõita. Aga paar korda oli ikkagi niimoodi ka, et ausalt öeldes oli suhteliselt libe. Ja ega lihtne ei olnud mööda sõita nendes porides. Ja siis sa seisad, siis sa tead, tegelikult sa tead, et Jeesus on su sees. Ja tema hoiab sind nellel teel. Üha pimedamaks läks, üha koledamaks tee läks. Üha rohkem oleks võinud öelda, miks ma Riiga ei jäänud. Aga ma olin selle sammu astunud. Ja Jumal korraldas ülejäänu. Ta hoidis meid sellel teel.
ja andis veel tarkuse eile õhtul lumi ka ära lükata, nii et ma sain täna siia tulla. Olge kõik õnnistatud.